Tere kõigile, kes te vaatate Tartus, Tallinnas, veebis, kus iganes. Mina olen Mattias ja ma ei ole tegelikult Tartust pärit, aga olen siin olnud nüüd paar aastat. Tulin väiksest linnast kunagi, 5 aastat tagasi kuskil. Tulin Tartusse kooli ja tänaseks olen siit leidnud omale kalli naise, parimad sõbrad, koguduse, põhimõtteliselt kõik muu, mis igapäevasesse ellu kuulub. Ainult ema, isa ja automehaanik on endiselt Elvas, nii et vahepeal käin seal ka. Aga ma mäletan siiani seda päeva päris selgelt, kui ma esimest korda Tartusse tulin. Isa oli mul abis ja tema auto järelkäru peal oli siis mingisugune vana riidekapikene, üks elektripliit, üks kogus siis nõusid nii-öelda minu enda jaoks ja paar väikest asja veel. Ja niimoodi me siis seal Annelinna taga otsas ühe väikese ühiselamu väikese ühika toa juures peatusime ja sinna ma siis maha läksin niimoodi, et sai mu teekond siin Tartus alguse. Et see oli päris huvitav aeg. Iga õhtu sai söödud kiirnuudleid ja vaadatud Simpsoneid ja selline suhteliselt lõuner oli, aga õnneks 1-2 kuuga see kõik loksus paika ja muutus ja ma leidsin siit sõbrad ja me läksime edasi juba korterisse ja läks selline nagu sotsiaalsem foon ka natuke tööle. Aga mis oli tol perioodil veel hästi põnev minu jaoks, et kui ma tulin Tartusse, mul ei olnud kogudust siin. Ma olin enne kristlane, ma olen kasvanud kristlikus peres, aga Tartus ma lihtsalt tegelesin kooliga rohkem ja nii-öelda otsisin niisugust kohta, kus ma saaks käia. Ja umbes sel ajal Jakob, kes on täna meie pastor, temal oli visioon, et ta tahaks jõuda noorteni, kelleni pole veel varem kunagi jõutud ja kelleni paljud kogudused otseselt ei jõua lihtsalt jõuda, kuna neil on võib-olla teised sihtgrupid, natuke teised eesmärgid ja ta tundis südames, et see oleks see, mida me võiksime teha. Väike grupp inimesi oli juba selle mõttega kaasas ja mina samamoodi mõtlesin, et kui ma tahan midagi siin Tartus teha, siis see on just see on minu koht. Ja täna olen ma siin ja õnneks teie ka. Kui me alustasime 10-kesi, siis mahtusime mingisse väiksesse bändiruumi. Nüüd on nüüd ainuüksi siin saalis juba kõvasti, mitu korda rohkem. Ja lisaks kõik, kes saavad veebist vaadata ja Tallinnas, et wow, see on lihtsalt väga-väga kihvt, et me oleme kõik siin. Ja kui sa oled 3D koguduses uus täna, keegi näiteks kutsus sind kaasa, võib-olla tulid ise vaatama, siis tea, et meil on üli hea meel sind näha siin, et sinu pärast me tegelikult neid teenistusi siin korraldame, need on suunatud sulle ja kui pärast seda tuleb mõni inimene su juurde ja küsib, mis su nimi on ja võib-olla üritab juttu veeretada, siis ära ole peale pahane, ära ürita ära joosta, sest ta tahab sulle ainult head, tal on lihtsalt väga-väga põnev, tahab sind õppida tundma ja pole üldse nagu midagi halba, lihtsalt julgelt võid suhelda nendega. Aga täna siin ütlusel lihtsalt kuule rahulikult, vaata chilli, sellepärast, et need mõtted, mis ma siin olen täna nagu endale kirja pannud ja tahaks jagada, on eelkõige suunatud just meie koguduse liikmetele ja nendele inimestele, kes on võib-olla kogu selle usu asja juures natuke kauem olnud ja mõtlevad just sellisel karmil teemal nagu vastutus. Sellepärast, et nagu näha, siis selles kuninga karakteri-seerias, mis nüüd käima läks hiljuti, on täna teine osa. Täna me räägime vastutusest. Eelmine kord mu hea sõber Mihkel tegi algust autoriteedi teemaga. See on väga hea kraam. Kes ei näinud, vaadake videost. Aga ükskõik, oled sa uus, oled sa vana olija, veteran, kristlane, mitte kristlane. Ma julgeks väita, et üks asi siin täna on meil kõigil ühine. Ma julgeks väita, et me kõik oleme vastutavad. Sul on kas pakutud vastutuse võtmist või oled ilmselt võtnud vastutuse, mõnel juhul polegi isegi küsitud sult vastutuse kohta, vaid automaatselt juba oled vastutav. Näiteks, las ma toon mõne näite. Juba see, et sa siia maailma sündisid, sinu elu on siuke kõige suurem vastutus, mis nagu üldse saaks olla, eks ole, inimelu ja see on sulle lihtsalt antud ja sa pead sellega midagi nüüd nagu tegema. Või siis mõni siuke igapäevasem, et näiteks mäletad seda päeva, kui sa tulid koolitunnistusega koju. Pidid vanematele aru andma selle rahuldava käitumishinde kohta või selle 3 kohta seal matemaatika juures. Või oled pidanud lihtsalt tegema mõne ettekande, nagu mina siin praegu hetkel. Et need on mõned üksikud näited sellest, kuidas see vastutus võib nagu väljenduda
eelkõige siis tegudes, aga tegelikult on vastutuse teema veel laiem, et see ei piirdu ainult tegudega. Ja kui ma selle teemale mõtlesin, ma leiutasin ühe nii-öelda valemi siis. See on siis vastutus võrdub võimalused pluss kohustused. Ja mõtlesin, kuidas seda kõige paremini illustreerida. Ja mul tuli pähe siuke kiigu näide. Jakob on kunagi kasutanud mingisugust siukest kiiku, küll mingi täiesti teise asja jaoks, aga mul tuli ka kohe meelde, et vastutus on justkui kiik, mis on tore, kui ta on tasakaalus, aga tal on 2 poolt ja ta võib olla kummagile poole kaldu. Ja vastutuse poole mina jaotaks need pooled siis nii-öelda võimaluste pool ja kohustuste pool. Ja tead, mina olen selline vasakule kalduv tüüp selles osas. Ma ise nimetan sellised inimesi nagu mina realistlikeks pessimistideks. See on natukene siuke, ükski äärmus ei ole hea ja see äärmus ei ole ka hea, aga ma ise kahjuks kaldun sinna äärmusesse natukene. Oletame, et see kiik on siia vasakule kaldus. Vaata need realistlikud pessimistid, neil on siuke probleem, et kui keegi näiteks palub sul kooliaktust filmida, no praegu on suveaeg, lõpetamised, et ole hea, kallis Mattias, võib-olla võtad mul siin, teed paar pilti, sõbra pilti, võib-olla filmid natukene aktust. Ma näen kohe seal 10 probleemi. Samamoodi nagu Mihkel ütles, et ta nägi 138 probleemi eelmine kord, miks ekraani ei saa osta täpselt siukest mingisugust nagu suurt ja korralikku, vaid peaks ikkagi olema mingisugune vana käkk. Et minul samamoodi, ma näen selle pildistamise vastutuse koha pealt kohe seda nüanssi, et äkki mul saab mälukaart täis valel ajal, äkki ma kaotan mälukaarti ära, kus ma üldse saan õige kaamera, äkki kellelegi ei meeldi see kvaliteet, eks ole. Ja noh, ma võin neid vabandusi tuua, mul ei ole probleemi, enne läheb päike looja, kui mul need otsa saavad. Et selles mõttes paraku natuke sellisesse äärmusesse kanduv tüüp. Või kui sa ei tea, mis tähendab pildistada, siis võib-olla sa tead seda tunnet, et sul on klassikollektiiv või töökollektiiv, kuidas iganes. Lähete kuskile siis suvepäevade puhul, väike maja, rent, saun, värk-särk. Keegi peab võtma selle vastutuse, et asjad seal nagu korda ajada. Kellegi algkiri tuleb rendilepingule panna. Ja realistlik pessimist ütleks jälle, et oi, minu algkiri sinna ei lähe. Keegi niikuinii lõhub ukse ära ja seina sisse tuleb auk ja lamp kukub laest alla ja mõni muigab praegu, ja tean. Et siukest asju juhtub, aga realistlik pessimist ütleb, et okei, ma kardan seda vastutust võtta, niikuinii läheb midagi halvasti, võib-olla läheb. Aga räägiks sellest teisest äärmusest natukene, sest ükski äärmus pole hea, ega seal paremal ei ole ka väga hea olla. Need on need chillax tüübid ja neil ongi alati chill, sellepärast et sel ajal, kui nemad näiteks toas arvutimänge mängivad, siis nende emad otsivad neile võib-olla tööportaalidest töökohta ja muretsevad nende pärast, et siis nad saaksid nagu ka reaalsesse ellu juhatatud ja kuidagi nagu oma eluga joone peale vastutust siis võtma. Et need on nagu siis need tüübid, kellel praeguse näite suhtes see arvuti ja töö näide, et nad ei ole võtnud vastutust oma elu ees või nad on võtnud selle vastutuse osaliselt. Nad on võtnud ainult selle võimaluste poole, jätnud kohustused tahaplaanile. Ja kui sa võtad ainult võimalused, siis see ongi niimoodi, et okei, mul on võimalus oma aega kasutada nii, nagu ma tahan, oma raha. Ma võingi osta GTA 5, ma võingi panna kokku mingi kõva tuuningu arvuti vesijahutus, eks ole, ja istungi seal ema keldris. Vahet ei ole, et mul pole püsivat tööd autot ja tema rügab 8-5, nii et see raha nagu tuleks lauale. Et ükski äärmus pole hea. Aga mul on hea näide ka. Üks päev käisin Maximas, nägin seal oma sõpra Antsu. Istub siin ka praegu, et paljud teist on teda näinud ja tunnevad. Ants on lahe tüüp, ta oli natuke aega töötu ja siis ta läks Maximasse kassapidajaks, siis ta sai vahetuse vanemaks ja nüüd, nagu ma nägin, koolitab ta juba uut kassiiri välja. Nii et tema on üks mees, kes on võtnud vastutust oma elu ja karjääri eest. Nii et tubli mees. Aga kujuta nüüd ette, et Ants, olles võtnud selle vastutuse, vastutada siis praktikandi juhendamise eest, kõnnib hoopis selle asemel kuskil seal saali peal ringi ja ajab sõpradega juttu, vaatab mingisuguseid maasika allaindlusi või mis iganes. Et ta tegelikult võtab need võimalused, eks ole, selle aupositsiooni, selle kõva nimetuse, ma olen mingisugune, ma ei tea, vahetuse vanem, eks ole,
koolitan siin praktikanti, aga tegelikult ta võtab ainult need võimalused, aga vastutuse, mis selle kaasneb, jätaks siis kõrvale. Et õnneks Ants seda ei tee, aga ma ütlen lihtsalt, et kui teeks. Või siis teine näide sellest chillax suhtumisest, et suvi on käes, eks ole, peetakse lõpupidusid. Jälle see kooli teema tuleb sisse muidugi, ma ei tea, kas see on sellepärast, et ma olen töötanud 2 koolis ja kogu aeg on õpilased ümberringi võib-olla, aga noh, kui see klassivanem Vallo võtab siis selle vastutuse, et okei, ma võtan maja oma nimele, kui tema keskendub ainult nendele võimalustele, et ma saan selle prestiiži, et ma pääsin sõbrad hädast välja, siis sellised küsimused nagu kelle käes maja võtmed on, kus nad kätte saab, kuidas sinna kohale sõita, kellele raha maksta, kui palju maksab, kuidas omanik lõpuks selle kätte saab ja nii edasi. Kui tema ei võta vastutust nende küsimuste eest, ei võta seda kohustuste poolt, siis keegi teine peab ta nii-öelda sealt välja aitama või siis jääb see eesmärk täitmata või jääb nagu asi poolikuks. Et tähtis on alati saada aru, sest Kiigu näiteks, et alati on 2 poolt vastutusel, on kohustused ja on võimalused. Aga me oleme rääkinud siin igasugustest tavapäeva näidetest, kogudusest veel ei ole, töödest, koolidest, aga vaatame, mis Piibel räägib ja vaatame, kuidas nagu Jumala Jeesuse plaanis saaks vastutust sisse tuua või kuidas Piibel seda teemat käsitleb. Eelmine kord Mihkel rääkis kuningas Saulist, kes oli siis Iisraeli rahva esimene kuningas. Ta oli Jumala poolt valitud, sest et rahvas väga tahtis endale kuningat ja siis Jumal ütles, et okei, Saul on see mees. Mingil hetkel Saul otsustas oma eluga natukene, ta otsustas seda ise hakata juhtima. Ta ei teinud asja nii, nagu oli Jumala plaan ja Jumal valis uue kuninga. Aga Saul oli veel endiselt võimul ja sellest uuest kuningast, sellest ma tahakski täna natuke rääkida, et see mehe nimi on Taavet ja põnev lugu on tegelikult see, kuidas Taavet siis kuningaks sai, kuidas ta kogu selle tolle ajastu kõige suurema vastutuse tegelikult enda kukile suutis hankida. Ja selleks võiks vaadata esimese Samueli raamatut 17 peatükki ja ma jutustan natukene alates 12. salmist, et mis seal siis toimub. Taavet oli siukse mehe nagu Iisai poeg ning tal oli 7 venda. 3 vanemat olid kuningas Saulile sõtta järgnenud ja sõdisid siis vilistite vastu. Ja nüüd vaatame 20. salmist edasi, et kuidas see lugu siis jookseb. Taavet tõusis hommikul vara, jättis lambad teiste hooleks, võttis oma kandami kaasa ja läks nagu Iisai teda oli käskinud. Ta jõudis vankrileeri, kui sõjavägi sõjakese tõstes läks välja võitlusrindele ja Iisrael ja vilistid andsid endid võitluseks valmis rinde vastu. Siis jättis Taavet asjad, mida ta kandis, varahoidja kätte ja jooksis rindele ja jõudnud sinna, küsis ta oma vendade käest käekäigu järele ja kui ta nendega rääkis, vaata, siis tuli 2 võitleja vilist katist Koljat nimi vilistite ridadest üles ja rääkis neid samu sõnu. Ja Taavet kuulis pealt. Neid samu sõnu, mis ma jätsin enne jutustamisel ütlemata, oli see, et regulaarselt 40 päeva jooksul seesama vilist, see Koljat, käis, tõusis ja tõotas Iisraeli sõjamehi ja nende jumalat. Põhimõtteliselt mõnitas, ütles, et davai, kes on kõva mees, kes astub mulle vastu. Ja tol hetkel veel ükski mees, keegi rahvast ei võtnud mingit seisukohta, ei võtnud vastutust selle olukorda eest, vaid lihtsalt oodati vaadati, mis nagu sellest asjast saab. Aga nüüd, mis Taavet tegi? Taavet reageeris sellele olukorrale kuidagi. Huvitav fakt on see, et Taavet on perenoorim poiss, tal on vanemad vennad ees, ta ise on täiesti tähtsustatu tegelane, lambakarjus. Põhimõtteliselt ühiskonna mõistes mitte keegi, sellepärast et ütleme nii, et oli prestiižsemaid ameteid ja oli esmasündinuid ja selliseid natuke kõvemaid vendi. Tol ajal tähendas väga palju see sünnijärjekord. Taavet, tal selle koha pealt ei olnud mitte midagi lauale panna, aga ometi, kuigi see tundub Mission Impossible, just tema on see, kes võtab vastutuse paar salli hiljem selle Koljati suhtes. Ta astub üles, võitleb ja saab Koljatist jagu ja rahvas tõstab ta kuningaks. Ja
nüüd me oleme toonud siin näiteid, eks ole, argipäevast koolist, isegi piiblist. Näited on kõik suuresti tegudepõhised, ka Taaveti vastutuse võtmine, et ta teeb mingeid tegusid ja seeläbi saab vastutuse. Aga ma ei tahaks jätta seda muljet, et vastutus on ainult teod, et see on väga palju laiem. Ja seda eriti koguduses, et 3DS meil on ka hästi kihvte põhiväärtusi, mis on just julgustavad tegema neid tegusid. Me usume näiteks seda, et juhtideks kujunevad järgijad, parim sõnum väärib parimat esitlust, teenimine on kõikide privileeg, mitmed sellised, kus rahas on süda näiteks ka. Hästi palju siukseid väärtusi, mis just tegude mõttes innustavad vastutust võtma. Ja see tegudepõhine vastutus, see ei ole üldse lihtne, et mul meenub telekas jooksis hiljuti üks sari, Teismeline rahaboss. Seal on siis niisugune formaat, et on perekond, ütleme 3 inimest, 3 last tähendab ja 2 lapsevanemat. Ja ühe lapse kätte usaldatakse siis kogu perekonna netosissetulek. Ehk siis näiteks 3000 eurot, mis ema isa kokku teenivad, antakse sellele pere teismelisele noorele, öeldakse, et palun majanda. Võta kõik need telefoniarved, kõik need elektriarved ja samas ka kõik vabadus, mis selle 3000 euroga kaasa tuleb, et tahad osta kella, kitarri, keegi ei keela, osta. Ja mis on huvitav fakt on see, et sel noorel inimesel järsku on suurem kogus võimalusi, kui tal kunagi on olnud. 3000 eurot, see ei ole väike raha. Ma ei hakka kroonidesse arvutama, aga see on suur summa. Ja kui algusest tundub meil kõigile see, et kui mul oleks 3 tonni, mis ma teeks, siis huvitav fakt on see, et nädal aega pärast selle saate algust või selle nii-öelda tüdruku elu siis, ta tegelikult pigem ootas seda kuu lõppu, pigem tahtis sellest vastutusest loobuda. Olgu, et see oli nii palju võimalusi, siis need kohustused olid natuke liiga karmid ja lihtsalt ei tundunud see 3000 enam nii hea üldse, kui sa pead iga päev mõtlema, et kuidas ikka oleks kõigil selle rahaga hea ja kuidas seda siis kõige õigemini kasutada. Ja mõtleme, mida meie nüüd selle infoga saame hakata tegema, et nagu ma ütlesin, koguduses eriti läheb see vastutus veel edasi tegudest palju. Me vastutame ka oma sõnade eest näiteks. Et nagu Jeesus oma mäejutluses, mis on kirja pandud Matteuse 5. peatükis, ütleb, teie olete maa sool. Kui sool läheb läägeks, millega saab siis seda teha soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade alla tallata. Ja jätkub sealt, et teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Tegelikult need on päris korralikud väljakutsed ja see, mis Jeesus juba meile ütleb, ta paneb meile nagu mingi identiteedi annab ja mingi vastutuse justkui paneb sellega kukile. Ongi küsimus, kuidas me seda välja elame. Praktilised juhised on veel ka 1. Korintlaste 10. peatükis näiteks. Üks mu lemmikusalme on 23. Kõik on lubatud, kuid kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõik ei ehita kogudust. Et näete, kui suur vastutus meile tegelikult antakse. Ei hakata piiritlema, öeldakse laias vastus kõik, aga teistpidi see vastutus tulebki sellest, et sa hakkad mõtlema, et kelle ees sa siis oled vastutav ja kellest lähtub see, et mida siis lõpuks on kasulik teha, mida võib teha, mida on mõtet teha. Üks hea kirja koht on veel, kui lubate, lihtsalt nii hea, et jätta nimetamata 1. Peetruse 2.16. Elage otse kui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased. Kuhu see kõik välja viib, ongi nagu see üks point, et elame vabaduses, aga ärme unustame seda kiige 2 poolt, et vabadusega kaasneb vastutus, ehk siis võimalused pluss kohustused. Ja on olemas igast erinevaid liiki vastutusi. Näiteks, kui ma vaatan oma kalendrit, ma tegin just tänasest screenshoti. Mõned valdkonnad, mis siin nagu ilmnevad, on siis kogudusega seotud asjad, mis on mul sinist särvi ja üks töö on roosa, teine on oranž ja loomulikult pereelu. Me paneme Ireniga vahel siia sündmusi kirja, kuhu me tahame nagu jõuda ja mida kahekesi teha. Samamoodi sünnipäevad, koosviibimised, mingisugused bändiproovid veel. Hästi huvitavaid erinevaid valdkondi on siin ja mina olen avastanud seda, et üsna pea läheks ma hulluks, kui ma üritaks kõikidest vastutustest kinni haarata, mis mul nii-öelda võimalustena sisse tulevad. Et
sellepärast ma kasutangi kalendrit ja üritan natuke planeerida, et oleks nagu kõik, mis vaja, oleks tehtud, aga midagi liigset nagu ka kuskile väga ei mahu. Et minu jaoks taandub see vastutuse küsimus sinna, et kas, miks, millal on mõtet võtta vastutust ja samamoodi, et millal mitte võtta vastutust. Et ilmselt tuleb seda balanssi nagu kuidagi kontrollida ja ju see on iga inimese mingis mõttes enda teema, kuidas seda jagada, aga kindlasti on mingid põhiprintsiibid, mille järgi me tahame just kristlastena ja koguduse liikmetena seda jagada. Et peab ju olema mingisugune mõõdupuu. Ja tahaks mõelda korra tagasi sellele Taaveti loole jälle. Tema jaoks ei olnud tühine asi see, et vaenlane tuli, tõotas tema rahvast ja Jumalat ja rõhus, et ta pidi sellele kuidagi reageerima. Ta otsustas midagi teha. See oli tema aeg ja koht vastutuse võtmiseks. See ei olnud, vaata suvalisel karjapoisil oleks olnud täiesti mõeldamatu minna ühe rahva liidri vastu, kes on hiiglase mõõtmetes ja ei olnud, ütleme, lihtne poiss, et suvaline mees metsast ei oleks hakkama saanud selle pingega, ta oleks lihtsalt kohe seal lahingu välja maha löödud. Aga väga oluline fakt on see, et Taavet oli Jumala poolt välja valitud kuningas. Ta teadis seda sellepärast, et kui me loeme Samueli raamatut eespoolt, siis me näeme, et samamoodi nagu Sauli võiti nii-öelda kuningaks, ehk siis prohvet nagu Jumalalt sai sõnumi, et see on see mees, kelle ma olen välja valinud. Samamoodi nagu Saul oli varasemalt valitud, siis Taavet tegelikult teadis ka oma identiteeti. Tema juures oli juba varem käidud ja ta teadis, et tema saab kuningaks pärast Sauli. Et sellepärast ta teadis, kes ta on, mis vastutus tal tuleb võtta ja sellepärast ta lihtsalt oli julge ja ta läks, alistas ennast Jumala autoriteedile. Aga kust sa siis tead, et kas ja millal ja milles on just sinu kord vastutus kanda? Tegelikult taandubki see asi ühte kohta, on tarvis mõista ühte asja, et me kõik oleme vastutavad Jumala ees. Sina ja mina oleme vastutavad Jumala ees ja see ongi tegelikult see peamõte, millega ma tahaks, et sa täna lähed koju siit. Et sa saad aru, et sa oled vastutav Jumala ees ja kuidas see praktikasse panna? Üks näide, kui ma enda peale mõtlesin, siis minu jaoks on hea kujutada Jumalat kui oma isa. Et kui ma mõtlen temast niimoodi, siis ta armastab mind tingimusteta, isegi kui ma olen väike beebi, eks ole, ilma tingimusteta vahetab mu mähkmeid ja ta ei pahanda mu peale, kui ma öösel ta karjudes üles jään kõige magusama une pealt ja olen abitu seal ja teen oma esimesed sammud. Ta ei ole mu peale pahane, et ma ei jookse nagu 7-aastased või ei sõida rattaga nagu 10-sed, vaid ta tunneb rõõmu nende minu väikeste sammude üle. Ja sama seejuures ta ei ole mingi pehmavend, et ta kasvatab mind ja suunab mind mingite oma standardite järgi ikkagi. Ja kui ma löön väikest õde või sodin tapeedi täis, siis ma saan karistada ka. Et vanusega see vastutus veel rohkem nagu suureneb, kui ma olen 20, siis ta enam ei võta mind kui beebit, ta enam ei vaheta mu mähkmeid, vaid siis ta eeldab, et mul on võib-olla töö, võib-olla mingisugune kooli vastutus, mingisugused valdkonnad, kus ma olen arenenud ja samamoodi ma usun, vaimulik isa Jumal tahab, et me areneksime ka nagu usulises mõttes, et me ei jääks nendeks kristlaste beebideks, vaid et me võtaksime vastutust oma elud üle siis suures plaanis, aga nii-öelda väikses plaanis ka iga oma teoga, iga oma sõnaga, iga oma mõttega, olles teistele eeskujuks. Kõige parem näide sellest on tegelikult, ongi Jeesus, kui tema käis, elas siin maa peal, tegi tegusid, see, mis ta rääkis ja õpetas. See on meil pandud kirja piiblis, me saame sellest õppida, koguduses käies, me saame temalt eeskuju võtta ja sellest lähtuvalt õigeid valikuid teha. Ja tema elu tegelikult ja see, mis on piiblis kirjas, see aitabki meil teha neid konkreetseid valikuid ja leida oma kutsumus, leida just üles siis need asjad, et millest meie peaks vastutust võtma. Vahel on muidugi sellised olukorrad ka elus, mis lihtsalt nii-öelda juhtuvad, et ilma teadlikult vastutust võtmata sul tuleb seda lihtsalt kanda. Ootamatut olukorda igasuguste haiguste, õnnetuste näol, mida ei saa ette planeerida. Lihtsalt kui need on käes, tuleb paratamatult vastutus kanda. Aga minu küsimus sulle just täna on see, et milles võtad või kannad sina vastutust ja kelle ees sa oled vastutav. Ja taas see mõte, et mina ja sina olen vastutavad Jumala ees. See on nagu päeva lõpuks see kõige kõrgem autoriteet, kõige ladvam tipp, et
ja mille põhjal ma seda väidan, ma ei mõelnud seda ise välja. Matteuse 12 näiteks, et üks näide, kuidas sõnadega just on siis see aruandmine. Ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Kes tahab teoloogiliselt uurida, siis sõnad, teod, kõik see teema, et mõtted samamoodi, tegelikult kogu elu, argipäev, eriolukorrad, võimalused, kohustused, see kõik taandub selleni, et me oleme vastutavad lõpuks Jumala ees. Ja see on siuke huvitav fakt, et pane tähele, sa ei ole ise võtnud otseselt võib-olla isegi seda vastutust, aga ja küsimus ei olegi, et kas sa võtad nüüd vastutust mingite 1 ja 2 tegevusega, vaid pigem, et kas sa kannad vastutust, kas sa saad nagu aru sellest, mis vastutus sul juba on määratud ja pandud. Sest tegelikult ristitud ja koguduse liikmeks saades me sisuliselt andsime oma elud Jumalale ja alistasime ennast tema autoriteedile. Samamoodi nagu sa oma perekonda sündides automaatselt hakkasid alistama vanematele, hakkasid nii-öelda nende pilli järgi tantsima, vähemalt siis teismeajani. Ja nemad kehtestasid mingid reeglid ja panid sulle mingid kohustused, aga see ei olnud ainult kohustused, vaid tegelikult need tohutud privileegid samamoodi. Kellel rohkem, kellel vähem elus, aga ma usun, me kõik oleme mingitel hetkel tundnud seda peretuge. Samamoodi see mähkmete näide, et sa olid ise nii väike, sa ei saa midagi teha, aga nemad tingimust, et toitsid sind, vahetasid su mähkusid, kui sa olid täitsa abitu. Et samamoodi on ka koguduse pere. Me oleme osa sellest perest ja meile saab osaks võimalus pluss kohustus ehk vastutus siis selles peres nagu toimida. Paari sõnaga lihtsalt, et võtta siis kokku need kiige 2 poolt koguduse mastaabis. Et mis on siis see kohustus koguduses olles? Kõige suurem on see nii-öelda Jeesuse antud missiooni järgimine, et see on siis kogudusele antud ülesanne ja me oleme kõik osa selle täitmisest, täideviimisest. Jeesus ütleb, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad, olge maa sool, olge maailma valgus. Kõik need samad asjad, mis piiblist välja tõin ja mida seal veel rohkemgi on. Ja kuidas see praktilises argipäevas väljendub, kuidas kellegil, minu puhul võib-olla selles, et ma olen aeg-ajalt helipuldis kaasa teenimas, nuppu keeramas, teisi võib-olla koolitamas selle samaga, oma raha, oma autoga, kõik, mis mulle on antud, sellega teenides kedagi või samamoodi siis kas või Facebook chatis mingile sõbrale Jeesusest rääkides või kui need olid mingid teod, siis tegelikult kogu see argipäev, kus ma olen alateadlikult kogu oma olemusega lihtsalt valguseks, et ma saan nii-öelda ise kuidagi käituda, et vastavalt sellele, kas ma olen valgus, olen maasool või ma ei ole. Nüüd, mis siis on see võimalus koguduses olles? See on näiteks teha kõike koos, teha seda missiooni, mis on kogudusele antud, seda koos teistega ellu viia. Sa ei pea olema üksi, vaid te olete üks ihu, kogudus on üks ihu ja saame minna koos läbi kõigest, kandes üksteise koormaid. See on tohutu privileeg tegelikult. Samamoodi nautida aega koos kogudusega, sul on sõpruskond ümber ringi, kõik kellelt nõu küsida, kellelt abi saada, kellel ise abiks olla, selle läbi ennast hästi tunda, mis iganes. Ja loomulikult kõik need materiaalsed asjad, et meil on kontor, kus olla, põhimõtteliselt see võib olla su teine kodu ja samamoodi mingite pillide harjutamine ja kõik mingid sellised väiksed asjad veel. Aga mis juhtub siis, kui koguduse liige, näiteks nagu sina või mina, me ei funktsiooni nagu peaks? Et samamoodi räägiks Mihkel sellest ihu näitest oma ütluses, mina tahaks selle kõike sisse tuua. Esimese korintlaste ütleb seda, et kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kogudus samamoodi, kui seda võrreldakse kehaga või siis nagu ihuga, siis see ihu, kus üks varvas valutab või jalg ei funktsi korralikult, et see on kogu keha probleem. See ei ole ainult selle jäseme probleem, sellepärast et kogu kehal on valus ja keha ei saa funksida nii, nagu ta peaks. Võib-olla tundub, et ma olen nagu kuidagi liiga konkreetne või karm selle vastutuse jutuga, kuid ma saan aru, et see on just täpselt see, mida piibel lõpetab. Ning kogudus on Jumala plaan maailmas tegutsemiseks. Seega, nii nagu mina siin praegu nii-öelda pushin osasid liikmeid võib-olla, ma usun, et me olemegi kutsutud üksteist niimoodi armastusega nagu üles ehitama ja neid jäsemeid seal korda saama, et keha kui kogudus peaks funksima niimoodi, nagu looja on selle disaininud.
normaalselt. Ja loomulikult selle varbavalu puhul, et alati ei ole hea näide, alati tegelikult kunagi ei ole parim variant see, et lihtsalt sa tambid teda veel rohkem, kui ta on niigi halvatud. Pigem me peaksime teda mingi aeg ravima, eks ole, ja noh, mingi aeg katki olla on normaalne, seda juhtub, aga kuna keha eesmärk on talitada täiesti normaalselt, siis mina täna ütlen pigem niimoodi, et viskame selle lahase nagu ära ja tuleme nagu sellest haigevoodist välja, sellepärast et selleks on Jumal meid kutsunud ja keha, mis on pidevalt võitleb ühe jäseme haigusega, teise jäseme haigusega, ta ei saa täielikult täita seda Jumala missiooni maksimaalselt hästi. Ta peab tegelema mingite probleemidega, milleks ta ei ole ette nähtud. Nii et see tegelikult taandubki sinna, et kui me kõik oleme vastutavad Jumala ees, kui me indiviididena saame sellest missioonist aru, siis me saame aru ka sellest, et tegelikult kogudus on vastutav Jumala ees ja see, kuidas see koguduse ihu edasi liigub, sõltub meie igaühe tegelikult vastutusest ja sellest, kuivõrd me sellest aru saame. Nii et kasutame potentsiaali, mis meil on antud, ehitame kogudust. Ja mida ma siin kutsun üles tegema, ongi see, et võtta juba täna vastutus oma elu eest. Et juhi seda nii, nagu Jumal tahab, lase temal seda juhtida ja suunata. Sest et selles väljendab kõik, kuidas kasutada oma raha, kuidas kasutada oma aega, suhtlemisoskust, kohusetundlikkust, rõõmsameelsust, mis tahes muud andi või oma ressurssi selliselt, nagu Jumal tahab. Ja julgustan sind, et Jumal hoolitseb oma lambakarja eest, hoolitseb selle eest, et koguduse missioon saab täidetud, et me oleksime maasool ja maavalgus, et me suudaksime seda olla. Tema muudab elusid, toob inimesi kogudusse, annab vajalikud vannid, oskused, ressursid, rahad, motivatsioonid, mis kõik veel. Et tegelikult me ei ole jäetud kuidagi sellesse üksi. Hea on see, et me näeme kas või praktiliselt neid elumuutusi Hanna ja Serko näol paar nädalat tagasi Tartus, kus nad olid välilaval ja kui kogudused korraldavad sellist asja nagu suvepäevad, Kids Games'id, kõik asjad, mis on siin ühistöös hiljuti Tartus toimunud koguduste vahel, siis tegelikult see annab meile jõudu, et kristlased on üks pere, nad funksivad, Jumal juhib seda ja meie osa lihtsalt on mitte pidurdada, vaid ollagi need jäsemed, mis korralikult funksivad ja kui me saame kõik aru sellest, et me oleme vastutavad Jumala ees, teeme oma valikuid, mõtteid, otsused vastavalt sellele, siis asi sujubki. Ja sellega ma tahakski lõpetada, anda sõna üle kohalikele Tartus siis campuspastorile, Tallinnas samamoodi campuspastorile või kellegile, kes jagab paar mõtet ja näitab teile, kus suunas asub järgmiste sammude keskkond, kus te saaksite minna lihtsalt inimeste juurde, palvetada nendega, võib-olla jagada oma probleemidest, võib-olla kui sa oled esimest korda, siis kuulda sellest, kas ja miks võtta Jeesus oma ellu vastu. Aga jätame selle lihtsalt meelde, lähme selle mõttega, et me oleme kõik vastutavad Jumala ees. Aitäh!